Tere hommikust, armas kogudus! Vabandame väikese hilinemise pärast. Selline unine hommik natuke. Aga mul on rõõm, et teid on nii palju siia tulnud, hoolimata sellest vihmast ja mitte väga meeldivast suveilmast. Aga ma usun siiski, et Jumal on siin täna hommikul meiega ja tahab meid kõnetada ja meie tahame teda teenida ja teda üles tõsta. Ja ma teen väikese alguspalve siin teenistuse alguses. Kallis Isa, ma tänan sind selle hommiku eest ja igaühe eest, kes on täna siia tulnud. Ja ma palun sinu innistust selle koosoleku üle, nende tundide üle, mis me võime siin olla koos ühe kogudusena ja palun, et võiks olla üks meel, võiks olla tõesti palvemeelsus, ülistus meie südametes üles tõusmas sinu trooni ette. Tänu sulle, Isa, et sina oled nii hea ja tõesti palun, et sinu vaim võiks täna siin liikuda ja et sina võiksid puudutada igaühte, kes täna siin saalis on, et igaüks võiks minna siit ära muudetuna, et sina võiksid puudutada ja üles tõsta. Tänu sulle, kallis Isa. Amen. Ja me võime kohe alguses ülistada ühe lauluga. See, miks me täna ei ole lava peal, vaid oleme siin, sellepärast, et kuidagi väljendada seda, et me oleme üksteist või ikkagi, et me ei ole kuidagi kõrgemale, vaid me oleme ka teinud koos samamoodi ülistamas, et oleks kuidagi lähemal teile. Kiitos.
lihtsalt anda see kogu asi veel kord Jumalale üle ja Issand Jeesus, lihtsalt ma palun, et meie südamel võiksid täna tõesti laulda sulle. Isand, kui meil on hästi palju laule tulemas siin teenistusel, Isand, et see oleks lihtsalt üks selline laulu järel ja siis veel üks selline ei taha enam seista ja tahab istuda juba ja ei viitsi enam. Isand, vaid see oleks lihtsalt aeg, kus me saame tõesti seista sinu ees ja lihtsalt laulda oma südames ja laulda oma suuga välja ja lihtsalt kiita sind. Isand, ma palun, et see tõesti oleks üks eriline aeg sinuga, see teenistus. Aitäh sulle, et me oleme saanud tulla tõesti kokku sinu kotta, sinu inimeste keskele ja lihtsalt koos olla sinu ees. See on niivõrd eriline. Aitäh sulle, Issand. Amen. Ja nüüd võime kuulda tänaseid piiblikirjakohti, mille loevad meile Emili ja Kaur. Loen Jumala sõna, Salmid 36. Jumala muutumatu heldus. Üleastumise sõna on õelal, tema südame põhjas. Ei ole Jumala kartust, tema silme ees. Sest temale meeldib arvata, et ta ülekohut ei leita ega vihata. Tema suusõnad on norjatus ja pettus. Ta on lakanud targaks saamast ja head tegemast. Ta mõtleb nurjatusest oma voodis. Ta jääb seisma teele, mis pole hea. Ta ei põlga kurja. Issand, sinu heldus on taevas ja su ustavus ulatub ülemute pilvedeni. Sinu õigus on nagu Jumala mäed, su kohuotsused on nagu suur ürgvesi. Issand, sa päästad inimesi ja loomi. Kui kallis on su heldus, Jumal, sellepärast otsivad inimlapsed pelgupaika su tiibade varju all. Nad saavad söönuks su koja küllusest ja sa joodad neid oma rõõmu joovastu soojast, sest sinu juures on elu allikas. Sinu valguses me näeme valgust. Säilita oma heldus neile, kes sind tunnevad, ja oma õigus neile, kes on õiglased südamelt. Ärgu tallaku suurelise jalg mu peal ja õelata käsi, ärgu peletage mind. Seal on kukkunud, kes teevad nurjatust, nad on maha paisatud ega suuda enam tõusta. Ma loen Luuka evangeeliumist, peatükk 14, alates salmist 16 kuni 24. Aga Jeesus ütles talle, üks inimene tegi suure pidusöögi ja kutsus paljusid. Ja pidusöögi alates läkitas ta oma sulase kutsutuile ütlema, tulge, sest kõik on juba valmis. Aga nemad kõik hakkasid nagu ühest suust vabandama. Esimene ütles talle, ma olen ostnud põllu ja pean tingimata minema seda vaatama. Ma palun sind, vabanda mind. Ja teine ütles, ma olen ostnud 5 paari härgi ja lähen neid proovima. Ma palun sind, vabanda mind. Ja veel teine ütles, ma olen äsja võtnud naise ja seepärast ma ei saa tulla. Ja sulane tuli tagasi ja teatas seda oma isandale. Siis kojaisand vihastas ja ütles oma sulasele, mine kohe välja linna tänavatele ja teedele ja too siia vaeseid ja küürakaid ja pimedaid ja jalutuid. Ja sulane ütles, isand, nõnda nagu sa käskisid on tehtud, aga veel on ruumi. Ja isand ütles sulasele, mine välja teedele ja aedade äärde ja keelita rahvast sisse astuma, et minu koda saaks täis. Jah, ma ütlen teile, ükski kutsutud meestest ei saa minu pidusööki maitsta. Amen. Aitäh Emilile ja Kaurile. Ja nüüd me saame laulda koos üldlaulu number 413 ja kokku panna tänase ohvrianni korjanduse.
ja enne kui me palvetame, võtame siia palvesse ka kaasa sünnipäevalapsed, keda on olnud sel nädalal päris palju. On Helve Udam 23. Helipeet, kellel oli ka juubel 50, aga teda vist siin täna ei ole. Ka samuti 23. 24. Maria Kuusemets, 25. Inga Jõgi, 26. Sven Saagim, 27. Lembi Paldre, 28. Aili Laimets, 28. veel Silvia Kuller ja täna siis 29. on Vaido Palmikul sünnipäev. Nii et ja ka kogudused, sünnipäevakogudused, keel on täna aastapäev, on Avispea vabakogudus, keel on 90. aastapäev ja Leisi baptisti kogudus, keel on 75. Nii et võtame nemad ka oma palvesse kaasa. Kallis Isa, täname sind selle korjanduse eest, mille me oleme võinud täna kokku panna. Tänu sulle tõesti iga rõõmsa andja eest ja palume ka nemad sinu kätte, kellel ei olnud täna võimalik midagi sinna korjanduskarpi panna. Isa, tänu sulle, et sina näed igaühe puudusi ja vajadusi ja sina varustad meid alati sellega, millega vaja. Ja palume, et tõesti see raha võiks saada õigesti kasutatud ning et see oleks sinu õnnistus. Ja tänu sulle ka kõikide nende sünnipäevalaste eest. Palume tõesti sinu erilist õnnistust nende üle. Palume, et terve nende elutee oleks sinu käes ja et sina juhiksid nende iga päeva ja et nad võiksid tõesti kindlalt kõndida seal sinu teerajal, mille sina oled nendele valmistanud. Ja ole ka täna nendes kogudustes, kus peetakse nende aastapäeva ja tänu sulle, et juba on oldud nii palju aastaid tõesti nendes kogudustes ja õnnista ka neid jätkuvaid aastaid, mis sina kingid ja tõesti, et need kogudused võiksid jätkuvalt teenida sind siira südamega ja et ei oleks millestki puudust. Tänu sulle. Amen. Ja ma räägin ka teated. Siin suvel nüüd on nagu tavaliselt ka päris palju üritusi. On juba kohe varsti toimub Eesti EKB Liidu suvefestival, mille nimi on siis see aasta Kindlus üle aegade. See toimub Kuressaares Saaremaal 11–13 juuli ja siis lisa saab vaadata Ekleesia koduleheküljelt. Siis laste ja noorte jaoks toimuvad PLL-laagrid, mis on tõesti iga aasta olnud väga õnnistatud ja usume, et ka sellel aastal on siis toimumas lastelaager 8–11-aastastele 15–19 juulil. See toimub siis Põhja-Eestis ja osavõtutasu on 55 eurot. ja toimub ka noortelaager vanuses siis 12–15 ja see toimub 29. juulist 2. augustini ja see toimub Saaremaal Pähklimäe laagrikeskuses. Ja siis toimub veel pühenduslaager ka, ma ei tea, kas selle kohta on informatsiooni, aga see toimub augustikuus. Ja siis registreerida saab PLL-i koduleheküljel. Ja kogudus siis toetab ka neid lapsi ja noori, kes soovivad minna nendesse laagritesse ja Kreetele saab siis ka nendest laagrisse minejatest teada anda. Ja siis on veel toimumas iga nädal palveteenistused kolmapäeva hommikuti kell 11 just. Ja järgmine pühapäev toimub ka tavapärane jumalateenistus, kus siis kõneleb meie pastor Taavo ja toimub ka issanda surma mälestamine. Ja reedel on samamoodi nüüd toimunud palveõhtud õhtuti kell 7, nii et kolmapäeva õhtuti enam ei toimu ja toimuvad reede õhtuti palveõhtud. Ja teadete koha pealt veel tuletan meelde, et 9. augustil on siis meie koguduse laagripäev ja
loodame ka, et tuleb tõesti üks tore päev koos kogudusega ja et Jumal võib meid rohkem veel ühte kasvatada ja et meil võib olla üks tore päev koos. Ja see on praegu teadete koha pealt kõik. Nüüd saame veel ülistada ja siis tuleb siia Indrek.
tere ka minu poolt tänasesse hommikusse ja minu südamel on lihtsalt lühidalt natukene öelda, jagada seda, mis võib-olla viimasel ajal on toimunud noorte poole pealt ja korraks palvetan ka koos teiega. Jeesus, ma tänan sind, et sa oled siin ja sa kuidagi eriline tunne oli ka praegu ülistada koos kõigiga ja sind just ja sina oled tõesti hea, sa oled valgus ja sina oled ainus põhjus, miks me üldse elame. Sa oled ainus põhjus, miks me saame siin olla, miks me saame selliseid laule laulda, miks me oleme kogudusena toimimas noortetööna. Jumal, ma lihtsalt palun, et kuigi see ei pruugi olla mingi maailma tähtsam jutt, et sa siiski aitaksid mul tunnistada sinust ja et see võiks olla julgustuseks paljudele. Amen. Et ma olingi natuke nagu segaduses veel enne tänast, et kas siin vahepeal oli ka vist mingi teenistus, kus midagi sai mainitud korraks, et kuidas piiblipäevadel läks, et minu meelest kas Kaur vist midagi jagas veidikene ka. Aga ühesõnaga kindlasti üks suur asi, mis on võrreldes eelmise noorteteenistusega, mis on vahepeal jäänud, ongi siis kindlasti piiblipäevad ja ülimalt hea meel oli see, et meie noori osales seal päris palju ja mis oli veel eriti tore oli see, et ka meie missioonipunktist Märjamaalt tulid 3 noort sinna piiblipäevadel osalema. Hästi armas on selle juures see, et Märjamaa kogudus, kus on äärmiselt väike, on kuidagi leidnud võimaluse, et väga palju neid Märjamaa noori rahaliselt toetada. Et siis muidu Keilas teeniv Aavo Valk siis on olnud ka väga kuidagi avatud ja rõõmus selle üle. Ja tegelikult meie usk ja meie väga suur lootus ongi sellele, et me saame aidata Märjamaale tõesti rajada noortetööd. Võib-olla see, mis kunagi natuke pooleli seal, me aastatel 2006–2009 käisime seal ka päris palju, et see siiski saab jätkuda, et Jumal on oma sõna mees ja on näha, et ta teeb seal midagi. Ja see on kindlasti üks asi, mida ma tahaks jagada ja lihtsalt anda palve sooviks ka. Ja nagu vast mõned on ka teist kuulnud, aga kõik ei pruugi teada, et siis Märjamaa on ühtlasi koht, kus me siis tegelikult alustasime nagu sellise kristliku jalgpallitööga nagu poistele suunatult, aga nüüd on see kogukond nagu laienenud seal, et see jalgpallitöö on nagu justkui üks osa sellest. Ja kui ma siin juba selle Märjamaa juurde läksin, siis nii palju ka veel infoks, et just täna pärastlõunal algabki juba ka suvelaager Märjamaa ja siis nendele samadele Risti jalgpallipoistele. Kokku tuleb meid umbes lausa 30, nendest küll 6 noormest on juhid, mina seal hulgas ja Kuldar Kaljuste, kes siin eelmisel suvel käis tutvustamas seda sama asja ka Nõmme piirkonna jaoks. Ja mis on hästi tore olnud vahepeal, ma ise, mõned vast teavad ka, et ma olen olnud sellises protsessis, kus ma olen liitumas nagu töösuhte poole pealt noorteühendus Koma alla, ja selle tõttu ma nagu olen ka noortetöös andnud üha rohkem vastutust ära ja Jumal on tegelikult niimoodi imeliselt juhtinud, ühest küljest ma ei saanudki muud mõõdi teha, teisest küljest see on toonud palju esile, palju nagu andeid ja talenti ja vilja ka, et siin on olnud palju noori, mõned on küll täna juba kuskil kas laagrites või kõiki ma ei saa siin kuidagi osutada, kus keegi on, aga kas või Kadri või Aimar või Regina Tammiste või Sven või on tõusnud väga esile, et kes on teeninud uutel viisidel ja korraldanud siin noorteõhtuid ja üritusi ja täitsa spontaanselt ja samas ma olen näinud ka kõigis neis kasvamas sellist karjase südant, sellist hoolt, nii et tohutult hea meel on. Ma arvan, et see on paljude eespalvatajate vili ja mul on lihtsalt üha rohkem, see teeb ka mind alandlikuks, ma lihtsalt imetlen, mida Jumal teeb ja minus ka kasvab selline austus meie noorte vastu, et ühel hetkel peabki vaatama ette, et saaks õigel ajal eest ära, et jalgu ei jää, aga sellest on hea meel, et
nii et on toimunud erinevaid kokkusaamisi ka siin suvel, me oleme nagu proovinud, tavaliselt suviti, mis juhtub, on see, et noorte tööd natuke lähevad nagu pausile, aga ma arvan, et see on sageli viga, et Jumalal on siiski mingi plaan, et me saame ühtlasi suvel puhata, aga samas noorte tööd ei peaks seisma jääma. Sest et tegelikult Jumala töö jää kunagi seisma, et kas on puhkus või töö või hea päev või halb päev, et sellele mingit vahet ja öeldakse, et sageli suviti kas võidetakse väga palju noori, kaotatakse palju ja meie kindlasti ei taha kaotada, vaid võita. Nii et vaatame, mis edasi saab. Piiblipäevade ajal siis toimus ka nii-öelda suvekohvik jälle, mis see oli lihtsalt ürituse ametlik nimi, aga tegelikult mida me tahtsime teha, oli minna Nõmme keskusesse ja näidata sellele kogukonnale, et siin on kogudus, siin on noorte töö. Meil olid seal etteasted, erinevad koosseisud seal kas laulsid või mitmed noored tunnistasid, see oli ülivalt vägev. Kaur juhatas seal seda värki lavalt ja see toimus kõik piiblipäevade raames, et sarnaseid asju tegi veel 5 kogudust üle Tallinna, Olevistel oli veel 2 sellist missioonipunkti nagu. Ja et see oli raske nagu seda vilja praegu mõõta, aga me teame, et külvamist tähendamissõnast, et oluline on ikkagi, et seemneid kukub ja siis on üldse lootust, et vili saab tärgata. Et me kunagi ei tea, mis pinnas meid võib kohata. Et meil tekkis ka seal väga huvitav kontakt paari purjus noormehega ja ma olen isegi nendega natuke saanud edasi suhelda, kes tegelikult, sa lihtsalt saad vaimulikult aru, et tegelikult nad on Jumala läkitatud. Et ma kipun niimoodi vaatama, et need ei ole päris need noormehed, keda ma otsisin, aga need on need, keda Jumal otsis. Et vaatame, mis edasi saab, et ühe nimi on Tanel, ühe nimi Henrik ja ega nad siis kogu aeg purjus ole, et lihtsalt tol õhtul olid ja olid kuidagi seal lõbusalt, aga ma veel olen suhelnud ja nad tahaksid näiteks meiega käia jalgpalli mängimas ja meil on ju ka Nõmmel jalgpallitöö olemas samamoodi nagu Märjamaal. Nii et vaatame, mis sealt saab, see on palveteema. Jah, ja mis praegu vast on ees ootamas on see, et meil on kohe, kui laulupidu saab läbi, siis me tahame ka kõigi aktiivsete noortega sõita välja paariks päevaks ja jällegi otsida sealt Jumalat, teha plaane, kasvada omavahel kokku, nii et me üritame nagu aastas 3 korda sellise aja võtta, nii et see on jälle tulemas. Mitte väike, päris suur muutus, mis me tegime noorte töös tegelikult juba kevadel oli see, et meil ei ole enam sellist kinniste ustega noorte tiimi, vaid see on tegelikult avatud koht kõigile, et igaüks saab tulla, maitseda, vaadata. See ei tähenda, et seal kaob ära vastutus ja see, et sa pead teatud maani olema küps, et sellistes asjades kaasas olla, aga ma olen lihtsalt ise aastate pealt näinud, et sageli me võime inimlikult teha vea, arvata, et keegi ei ole selleks valmis, aga tegelikult on. Ja võib-olla arvata, et keegi on valmis, aga nagu päris ei ole, et see on tema jaoks liiga palju. Et ma usun, et pühavaimselt teha igaühe sellist tööd, näidata, igaüks saab tulla ja vaadata ja samamoodi nagu meil koguduses on tulnud selline uus hea asi minu meelest, et näiteks juhatuse ja koosoleku protokolli jagatakse koguduse meililist, et see on väga lahe, et see on tõesti meie kõigi ühisasi, lihtsalt osade inimeste vastutusala on suurem. Jah, et isiklikult tahtsin veel öelda seda, et nüüd ongi siis niimoodi, et teisipäevast ma peaksin olema täiesti ametlikult siis oma noorteühenduse töötaja, aga tegelikult selles kutsumises või selles teenimises, mis mul on olema juba ammu, et see on siiski selline praktiline pool. Ma tahan väga tänada, et palju toetajaid on tekkinud ka meie kogudusest ja kui keegi veel on huvitatud minu eest sellise püsivate eespalvete toomisest ja ka finantsilisest toetusest, siis absoluutselt rääkige minuga, võtke ühendust, et see on väga vajalik, mõlemad pooled, just see vaimulik tugi ja finantsiline. Et ma olen ise ka tundnud, et vaimulikult on pidevalt nagu võitlust ja läbikatsumist ja sellest ma saan aru, et Jumalal on midagi suurt plaanis üldse Eestimaa jaoks, Eestimaa noorte tööde jaoks, kuna Komasse tööle asudes saab minu ülesandeks olema noortejuhtide julgustamine, varustamine, et see ei ole ainult kitsalt Nõmme või need 2 jalgpallitööd. Ja kindlasti vaenlane sõdib sellele vastu, aga Jumal on selle poolt, nii et see on see nagu väike vaimulik pilt sellest. Et
Ja finantsilise poolega on niimoodi, et praegu on üle 50% sellest toetusest koos, suvel ma aktiivselt enam toetuse kogumisega ise ei tegele, et keskenduda rohkem nendele jalgpallilaagritele, meie noorte tööle mõneks ajaks ja siis sügisel veel jätkan seda. Aga muidu, kui keegi veel peaks olema huvitatud täna nagu, neid asju nagu võtma südamesse või kaaluma, siis mul on veel alles selliseid neid nii-öelda palvekaarte. Siin on tegelikult lihtsalt minu pilt ja nimi, ja taga nagu mingid praktilised infod ja ka toetamiskonto. Et kui keegi tahab lihtsalt seda, tunneb, et see kuidagi nagu Jumal paneb sulle südamesse, siis küsi pärast minu käest, et selle ma saan ette sulle nagu selliseks kindlaks asjaks või nii-öelda visiitkaardiks, et see hoiab nagu sul seda asja meeles või südames kuidagi. Aga igal juhul aitäh ja üleüldse see kogudus on mind toetanud väga pikalt, mitmeid aastaid ja ma tunnen ennast siin jätkuvalt väga hästi. Esimesest hetkest, kui ma siin seinte vahel liikusin, siis tundsin, et ma olen kodus ja ma olen siiamaani ja üha rohkem igatsen, et üha rohkem võiksid ennast siin tunda nagu kodus. Nii et see on ka see, miks me kogudusena toimime ja noortetööna ja võib-olla mõned need mõtetest, mis ma just praegu ütlesin, kajastuvad ka selle uues kuu kommentaaris, mis on juuli ja augusti kaval, nii et julgustan teid väga üles hoidma kokku. Ja mul on ülimalt hea meel ühe noormehe üle, kes on siis ka täna meie seas, kes kuidagi olevist noortest tuli meie sekka, tundis ennast siin, tundis oma vaimaliku kodu siin ära mingi aeg ja siis sai ka eelmisel suvel meie suvelaagris ristitud, on läbi aasta kasvanud. Ma usun, et ta on ajanud oma juured sügavale ja ajab veelgi. On üks hea pinnas ja tohutult hea meel kutsuda siis siia Sven. Et Svenil on siis täna jagada selline tunnistuslik sõnum meile. Ole hea, Sven. Hommikuks ka minu poolt ja ma alustaks siis ka tegelikult palvega. Kallis Jeesus, ma tänan, et ma olen võinud sind lapsikult uskuda ja et ma nagu tõesti olen võinud tulla koos sinuga siia ette. Et ma palun sinult püha vaimu, et püha vaim juhiks minu sõna ja et sa nagu annaks lihtsalt mulle mida rääkida. Et see oleks nagu minu enda meelest. Ja ma ei varju seda, et mul on tegelikult hirm siin ees seista, aga just sina muudad meie miinused plussideks. Sa muudad meie hirmud julguseks ja meie nõrkused tugevuseks. Ja ma tean, et sinu vaim on koos meiega siin ja ta seisab meie keskel praegu. Ja ma tean, et kõik, kellel on igatsus tulla siia täna, et nad ei lähe ilma ära selle, et milleks nad tulnud siia. Et nad saavad seda rahu sinu käest. Nad võiksid rahus minna, Jeesus. Jeesus nimel. Aamen. Tegelikult ma alguses tahaksin võib-olla nagu teha sellise suurema tunnistuse endast. Et paljud on mind siin nagu noortega koos näinud aga ei tea nagu täpsemalt, kes ma olen ja kus ma olen tulnud ja niimoodi. Et perekonnas on mul niimoodi, et ema on mul kristlane, isa ei ole, on mul ka vanemõde, kes ka ei ole ka üks kristlane veel. Ja väiksena, kui ma alustasin, siis ma käisin ka metodisti kirikus Merepuiesteel. Ja seal ma käisin pühapäevakoolis, emaga koos kirikus, nagu väike laps ikka. Et ütleme nii, et väga nagu sügavalt ma siis küll ei tundnud, et ma nüüd hakkan mingisuguse kristlaseks või niimoodi, et seal oli hästi nagu lahe olla ja head sõbrad ja selline mõnus koht, kus pühapäeviti käia. Ja üsna tihti oli muidugi niimoodi, et kui oli pühapäeval tund, siis mina oma
teiste sõpradega nagu istusin tagapingis ja rääkisime oma asju ja siis teised ees nagu nemad nagu teadsid kõiki vastuseid, ristina lahendada värki ja mul natuke piinlik oli, aga tead, ma väga ei süvenenud sellesse. Ja läks aeg edasi, sain juba natuke vanemaks, siis miskipärast mul nagu see vajus jälle ära, ma ei tea, mis põhjusel, võib-olla maailm võitis mind vahepeal ära. Ja siis ma hakkasin käima juba uuesti Olevistes. Ja tegelikult võib-olla sellepärast, et mul ema läks ka metodistist Olevistesse ja nüüd on ta siiamaani siin jäänud, et siis ma hakkasin koos emaga vahest käima seal ja noorte õhtutel ja ma käisin seal isegi vist alfa kurs päris 3 korda vist läbi või ma ei tea miks, aga võib-olla sellepärast, et seal oli ka päris palju nagu tuttavaid mul Sakust, kus ma elan ja siis nemad käid seal päris tihti ja siis ma käisin nagu aitamas natukene ja üritasin osa saada sellest. Ja kuigi kui ma Olevistes käisin, siis ma käisin seal päris palju lastelaagrites, kuigi ma ei usu, et ma nagu väga midagi nagu jälle niimoodi eriliselt nagu olen kogenud või nagu tundnud, et ma nüüd tahan saada täiega kristlaseks, et see oli jälle niisugune nagu ühelt poolt nagu, et tema nagu soovitas, ühelt poolt see, et mul sõbrad käivad seal, et siis nagu need 2 kokku panna, siis ma läksingi sinna. Kuid ühel õhtul pärast, kui meil see alfa läbi sai, täiesti nagu lõpetasime ära selle, siis meil oli alfa väljasõit, siis seal me ka õhtul nagu ülistasime, palvetasime ja siis see oli koht, kus ma nagu tõesti tundsin, et nagu ma ei taha nagu rohkem nagu väga seda, ma tahan nagu teha sammu Jumala poole. Ja seal ma nagu mäletan esimest korda, kus ma tegin selle patuse palve ja andsin oma elu Jumalale üle. Kuid paraku üheks nii lihtsaks nagu elu läinud, et nüüd kõik ilusasti ja niimoodi, et ikka aina kirjumaks läks. Siis käisin muidugi Olevistes edasi noortekatel ja vahest isegi seal koguduse pühapäevati teenistustel aga ma ei tea, ma nagu ei tundnud ikka seda nagu kuidagi, et ma olen nagu eriti puudutatud või et ma olen nagu vajatud seal midagi sellist, et lihtsalt käisin seal. Ja mingi hetk ma just, kus ma nagu tahtsin võib-olla oma teed nagu rohkem peale suruda kui Jumala teed. Et ma mõtlesin, et nagu ma tegin omale täiusliku plaani valmis, mõtlesin, et see on minu plaan, seda ma teen. Ja ma lootsin, et see on ka Jumala plaan, et Jumal nagu kooskõlastab selle ära ja on nagu nõus sellega, aga paraku nii see läinud ja oli vist üks jõuluõhtust, siis oli seal Olevistes kinkide jagamine, siis ma seal tundsin, et mina enam ei taha, ma ei jõua, ma ei viitsi, et kui Jumala tee minu teele lahku, siis nägemist, mina olen siin, mina lihtsalt andsin oma kingi ära ja lõin käega lihtsalt. Ja siis siit peal nagu ei lähe meie tee nagu enam koos. Ja olingi siis mingisugune kuni talves sügiseni ma ei astunud kordagi jalgkeerikusse ega ei paletanud ega üldse nagu ei mõelnudki, kuigi ja üritasin nii-öelda seda maailmani elu elada ja nautida. Kordan sõna, et ma üritasin nautida seda, aga ei meeldinud. Tee, mis tahad, ei lähe, ei meeldi, ei taha. Kuigi ikkagi pusin ja üritan, nagu maan äkki ikka meeldib, äkki ikka tahan oma sõpradega teha mida iganes seda elustiili, aga iga kord, kui ma nagu üritasin kaasa minna, siis midagi nagu näris ja rahutus ja rõhumine ja
see ei ole nagu üldse nagu hea. Ja siis võib-olla jah, kui ma nagu üritasin siin 3 aastat siis seda maailmaelu nautida, siis ka mingi hetk lihtsalt mida kaua ma üritan vastu nagu vooluvusõude, et näen, et sellest tuleb mitte midagi välja, ja hakkasin siis nii-öelda võib-olla mõtlema, et kuhu ma nagu tahaksin minna, et Olevistesse, ma ei tea, Oleviste mind nagu kutsun, sest on niisugune suur kogudus, seal ei ole nagu minu arust ühtset niisugust meeleolu, seal ei ole nagu seda ühtset tunnet või kuidas, ma ei oska kirjeldada, igatahes ühtsus seal puudub minu arvates. Ja nagu tahtsin nagu väiksemat kogudust, kus ma tunnen, et nagu seal ma saan nagu selle kaasas olla ja võib-olla aidata ja midagi teha, et olla nagu nii-öelda Jumala kasutatud. Ja siis mingit moodi ma sain teada, et mu sugulane Regina on hakanud käima Nõmme baptisti koguduses tänu Kaur Paldrile, kellele on abielus nüüd. Siis ta kutsus mind ka siia, aga ma tulingi suhteliselt kohe, et mäletan, kõige esimene mälestus ongi sellest, kui ma tulin see esimest korda ja siin oli vist mänguõhtu, sai igast lahedat mänge mängida. Siis päris palju sai Kauriga siin räägitud. Praktiliselt me rääkisime vist kogu aeg mingi kaitseväest, sest sel hetkel tuli kaitseväes. Aga ma ei tundnud, et see on mingisugune kohe, et see on see õige koht, et kuhu ma nüüd jään. Aga ma mõtlesin, ma proovin ja tulen vaatan veel siia ja käin noortekatel edasi ja kohe teenistustel ma käin muidugi hakanud, sest et ma ei olnud nagu siis mõelnud, et ma tahan hakata käima siin niimoodi. Aga siit alates ka ei lähe veel see nagu elu ilusaks, et siin tuli veel mõned rünnakud, et käisin päris pikalt siin ja siis ma nagu jälle nagu tundsin, et ma ei ole siin nagu kasutatud, Jumala kasutatud, et ma ei leia nagu seda oma elu eesmärki, nagu miks ma nagu tulin siia, ja mõnes mõttes nagu, et ma nagu ei leidnud seda, mille järgi ma tulin otsima siia. Ja kui muidugi see oli see hetk, kus ma päris pikalt nagu käisin ühe jalaga siis maailmas, teise jalaga siis nii-öelda kristlik elu, kus ühel pool oli siis rõhumine ja rahutus, teisel pool oli siis, kus tegelikult ma tundsin, et mind ei vajata, nagu kus ma nagu võib-olla olen natukene üleliigne, aga siin on natuke midagi valesti, sest et tundsin. Aga ma olen juba ühe korra oma elu või usku rajanud tunnetele, siis ma sain aru, et see, mis ma tunnen, see ei ole nagu reaalselt, see ei ole õige. Et sinna poole, kus on see rõhumine ja rahutus, et sinna poole mitte mingil juhul tagasi minna ei taha. Et siis pigem ma käin vastu tahtmist seal kirikus Nõmme noortega koos, kus ma vahest isegi tundsin, et nagu ma lähen kurremana ära, kui ma sinna tulin, sest ma nägin nagu seda teistest noortest seda, mida minul ei olnud, seda rõõmu, seda igatsust Jumala järgi, seda põhimõtteliselt kõike. Ja vastu tahtmist isegi vahepeal käisin, aga ma õnnelik käisin ja see on nagu ajapikk on ka see minul nagu osaks saanud. Et ta ei ole nagu kohe nagu mul külge hakanud, aga mida rohkem ma nagu ennast Jumalale avan, seda rohkem ta saab sellest tööd teha ja seda rohkem see rõõm saab ka minul osaks ja see Jeesuse ligiolu. Et jah, see tundmine, kus ma siis tundsin, et mind ei vajata, et selle ma lihtsalt lükkasin välja oma elust ja ma ikka käisin edasi ja ma teadsin, et tegelikult et Jumal on tegelikult loonud igale ühele oma eesmärgi, oma selle mõtte, miks ta on loodud, sest mitte keegi on loodud nagu niisamasi ega kogemata, ega igal ühel on siin mõte olemas, sest et see panigi mind edasi nagu vastuma, et ma tean, et ka minul on mõte.
ja ma lihtsalt tahan teada, mis see on ja mis Jumal tahab mu elus teha. Ja võib-olla ma olen mõelnud ka sellele, et nagu tagantjärgi, et mis sel hetkel, kui ma need 3 aastat ei käinud kirikus ja ma nagu ei nagu tundnud mingit rahuldust selles maailmas, nagu see oli ikkagi vastu mulle ja ma tahan nagu mõelda, mis see oli, nagu, mis mind sellest teemal ikka tahtis nagu tõmmata. Ja ma olen mõelnud, et kuna mu ema on kristlane, siis ta on ikkagi väga palju aastaid minu eest, mu eest ja mu isa eest palvetanud. Üsna nagu väsimatult. Ja paneb imestama küll, kuidas jõuab. Aga ma olen nagu täiesti kindel, et need, mis mind lasknud seda maailma rahust osa saada, on see täiesti minu ema palved, mis on mind nagu ikkagi vaikselt suunanud tagasi, siia pool tagasi. Et mis ei anna mulle rahu lihtsalt, et ma ei läheks seda maailma elu edasi, sest see on nagu rahutuse rõhumine. Ja ma olen päris palju kirjavõhti ka leidnud, mis nagu aitasid mul võib-olla mõista seda, et üks on siis Luuka 18. peatükk 1-7. Kus oli see tähendamissõna lesest ja kohtunikust, kus üks lesnaine, kes nagu käis aina peale kohtunikule, et ta mõistaks või kaitseks tema õigust tema vastase vastu. Ja ta väsimatult lihtsalt käis peale ja kohtunik, kuigi ta ei olnud nagu jumalakartlik ega häbene inimesi, ometi, kuna see lesk mind tüütab, muretsema talle õiguse, et tema lõputu käimisega mind ära ei piinaks. Siis see on nagu lihtsalt sellepärast, et palletage, et sest et kas siis Jumal ei peaks muretsema õigust ära valitule, kes tema poole kisendavad päevad ja ööd, kas ta peaks viinitama neid aidates? Et see on see koht, kus ma nagu mõtlesin, et peab olema see, mis mind nagu on sellest teemale toonud ja et ma lihtsalt palvetan nii palju, et ja see on nagu see vili, mida ta on nagu saanud, mida Jeesus on anda. Ja teine asi, mida ma olen nagu tegelikult väga palju paletanud, on see, et mis on nagu see minu end, mis Jumal on mulle andnud, mis on see, millega, kuidas mina saaksin Jumalat teenida, kuidas nagu olla tema kasutatud, kuidas temale vilja tuua. Ja siis ma nagu hästi palju paletasin selle pärast, et tahaks ikka teha, et mis on minu elu eesmärk, mis on minu elu mõte ja mida ma nagu tegema peaks ja kas üldse on mul mingi pühavaimne õnn või midagi sellist, et kas üldse on mul elu mõte, kindlasti on. Ja nagu ma hakkasin nagu teiega igatsema, et ma ei taha olla see viljatu viigipuu, et kui Jeesus tundis nälga ja siis ta tahab nagu seda vilja saada ja tuleb otsima ilusast lehtpuust, kus on palju lehti, aga vilja ei ole. Ja kui ta ei leia sealt vilja, siis ta lihtsalt kuivatas selle puu ära, sest et see ei kandnud vilja. Ja ma ei taha olla lihtsalt see tavaline pühapäeva kristlane, kes käib nagu siin niisama kogu oma elu ja mingit vilja ja midagi ei kanna ega midagi nagu tõeliselt Jumalale ei anna ja ma olen nagu lihtsalt see tarbija, kes lihtsalt on. Ja minu arvates see on nagu Jeesuse arvates kõige jäledam see, kui sa oled leige kristlane, kui sa ei anna ennast täielikult Jumalale, kui see nagu ei ole nagu maailmas ka päris ja sa ei ole nagu päris ühel pool ka, et see oligi see koht, kus mina käisin ühe alaga maailmas, ühe alaga kristlikud maailmas, et ma olin niisugune leige kristlane. Ja see oli nii vastik tunne tegelikult, sest ma teadsin, et Jeesus elastab seda ja ma ei tahtnud olla seda ja siis ma sain jälle niisuguse
eile niisuguse mõnusa kirjaga, kus oli tähendamissõna talentidest, kus Mattuse evangeeliumi 25 ja algab 14. salmist. Kus siis lugu on just nagu, kus isand annab siis oma sulastele siis talente, ühele annab 5, teisele 2, kolmandale 1. Esimesed 2 siis, või noh, ma nagu saan aru, et need talendid on siis nagu, võib öelda, et nagu annid või siis talendid, et mis me oleme saanud, et millega nagu tuua Jumalal vilja. Ja esimesed 2 nagu kasutasid targalt oma ande ja kauplesid siis topelt tagasi. Aga viimane, kes sai 1, see nii-öelda siis peitis oma anni ära, peitis ära selle Jumala sõna, mis ta on saanud. Ja mattis selle maha ja ta ei kasutanud seda, mida Jumal on talle andnud. Ja sellest ma olen nagu palunud, et ma nagu mitte mingil juhul nagu ise ei mataks maha seda, mida mul on antud, et ma ei peidaks seda, et ma tõesti nagu, kui ma isegi enese teadma, et ma ei teeks seda, et kui ma tean, et see on Jumala ande, et ma kasutaks seda täielikult ja ilma mingisuguse hirmuta, sest ma tean, et ka Jumal varustab meid sellega. Ja siis siin ütleb, et kui see oli selle ära peitnud ja isand tuli tagasi seda küsima, et siis mitu talenti on saanud, et esimene oli saanud siis 5 juurde, 10 talenti, teine oli saanud 2 juurde, 4 talenti. Ja kui ta viimase juurde jõudis, siis astus tema ette ka see, kes oli saanud 1 talendi ja ütles, isand, ma tean, et sa oled valimees, sa lõikad sealt, kuhu sa ei ole küllanud ja kogud sealt, kuhu sa ei ole puistanud. Ehk siis ta lõikab sealt, kuhu ta ei ole küllanud. Kui ta andis need talendid oma sulastele, siis sulased on need, kes siis külvavad nii-öelda siis, ja kuhu saab pärast isand tulla lõikama. Et kui me ise ei külva, siis isand ei saa nagu lõigata sealt, kuhu ta ei ole külvanud. Et see on nagu meie kohus seda külvata ja puistata, kui meil on antud. Ja nagu see koht nagu hästi nagu puudutas mind ja eile õhtul ma tundsin, ma pean sellest nagu nii-öelda jagama ja rääkima. Ja sellest nagu see ongi see, kus ma nagu tunnen, et ma ei taha olla, kui nagu Jeesus tunneb nälga, et ta tuleb viigipuu juurde ja otsib sealt nagu seda vilja, et siis meil oleks talle anda seda vilja. Mitte, et nagu meid kuivatataks ära sellepärast, et meil ei ole vilja talle anda. Ja pean tunnistama, et täna siia ette tulles on ikka päris suur ilm, aga nüüd ma juba saan selle Jeesusest enesekindluse kätte ja julguse ja siis tunnen, kuidas ta varustab mind praegu ja läbi püha vaimu, et minu jaoks on see tegelikult isiklik ime, et ma siin ees olen ja tunnistan Jeesust, et samamoodi, et ma olen jälle niisuguse laheda kirjakoha leidnud, kus Jeesus ütleb, et kui lapsikult usud, siis nende päralt on taevariik, et kes usaldab oma Jumalat kui laps oma isa, et me lihtsalt nagu võimegi ette kujutada, et me võime Jeesus käest kinni ja me lihtsalt lähme koos temaga edasi. Et see, et me võib-olla ei tunne ennast lapsena, et me tunneme, et me oleme vanemad juba ja täiskasvanud ja ei jookse ringi ega nagu väiksed lapsed, et see nagu ei tähenda seda,
et me ei ole lapsed, tegelikult me oleme ikka Jumala lapsed ja me lihtsalt peame hoidma Jeesusest kinni ja tõesti nagu usaldama teda nagu laps. Et me ei mõtleks, et me oleme võib-olla natuke ise targemad, et me teame, et võib-olla, et ikka et see tea natuke mõistlikum, et ma juba täiskasvanud, ma tean, et peaks ikka niimoodi tegema. Et kui Jumal ütleb, et usalda mind, et lähme sinna, teeme seda, siis või tee seda ja mine sinna, et igal juhul see on nagu kindel, et siis on Jeesus sinuga ja sa võid Jeesus käest kinni hoida ja minna sealt läbi lihtsalt. Sest kui Jeesus jäänud häbisse, siis meie ei jää ka koos Jeesusega häbisse. Ja edasi, et selles suhtes, et ma olen ka nüüd päris palju nagu ikkagi paletanud ja ma saan nagu järjest tegin endale üks vihiku, kus ma nagu kirjutan endale üksed head kirjakohad välja, mida nagu alati meelde tuletada, et kus midagi nagu ütleb, et kus nagu ütleb, et palu uskudes ja valvake, palvetage, paluge järeleandmatult, ärge tüdinege palvetamast, et need on nagu kõik siuksed toetavad sõnad ja et nad nagu jälle kinnitavad edasi minema ja põlvetööle minema ja issanda poole hüüdmast. Et mitte mingil juhul seisma jääda, mitte mingil juhul tagasi vaadata ega tagasi minna. Et üksnes siht nagu Jeesuse poole ja edasi teiega. Sest et see leige kristlase elu, see on lihtsalt piin. See on kõige vastikum olukord, kus sa nagu tahad ühele poole ja siis tahad teisele poole ja ei tea, kuhu poole minna. Ja sellest ma palungi, et seda tüdinematust palvetad edasi. Ja kahjuks minut on suhteliselt otsa lõppenud, et kui tohiks, ma siis palvetaks jälle koos teiega. Kallis Jeesus, Jeesus, ma tean, et sina praegu siin meie keskel ja sa puudutad tõesti meid kõiki. Jeesus, ja tean, et sinu vaim, lohutav vaim käib praegu ringi siin ja ta võiab meid, Jeesus. Ja tõesti, kui Indrek ütles, et suvi on ohtlik aeg, suvi on täiesti ohtlik aeg meie lastele. Ja Jeesus, ükskõik kui kaugele meie lapsed meist praegu Jumala sinu juures sõuavad või kus nad on, et isegi me ligimised, et me hoiaksime neid palves läbi selle suve ja ka edasi. Et see suvi ei oleks see langemisaeg. See võiks olla just see rõõmuaeg, kus me võiksime rohkem vilja kanda, Jeesus. Jeesus, et sinu püha vaim juhiks meid palves igal pool, kus me käime, et sinu ligi oleks meiega. Et nagu ei tunneks, et me kaugeneme sinust, et me oleme väsinud, et me ei väsi, Jeesus, sest et sa oled ise andnud meile sõna, mis on meie ja sinu vahel leping. Ja kui me sees kinni hoiame, Jeesus, siis kui palju enam sina sees kinni hoiad, sest see on veel tähtsam sinu jaoks. Jeesus, ja palun ka seda, et sa nagu tooksid välja selle anni, selle talendi meie sees, mis sa oled andnud meile. Et me ei peidaks seda ära enese teadmata kui teadlikult, et me ei kardaks seda kasutada, sest kui sa oled meile andnud selle talendi, siis annad meile tarkust seda kasutada, julgust seda kasutada, sest sina muudad meie hirmud, arguse, kartuse, julguseks. Issand, lihtsalt palun, et sa võiksid tõesti tuua selle talendi välja, me võiksime aru saada, mis see on ja kuidas sinule vilja tuua, kuidas sulle vilja anda. 1000-kordselt, 100-kordselt, Jeesus, kuidas kellegile on antud Jeesus. Jeesus, tõesti nagu võiksime sel suvel ja ka edasi, Jeesus, olla nagu
nagu lapsed, Jeesus, kes käivad sinuga käes kinni. Ja me nagu ei mõtleks kakspidi, lihtsalt me isegi ei tea, kuhu sa viid meid, Jeesus, aga me lihtsalt usaldame sind, sest me teame, et see on hea koht, kuhu sa meid viid. Ja me ei pea kartma, Jeesus, kuhu sa meid viid, sest et sina oled meiega ja sinu vaim on meiega. Ja see annab meil läbi sõna nii palju kinnitussõnu, Jeesus, mille peal nagu toetada, mille pärast Jeesus põldud maha langeda ja palvetada sellest, et tänada sind, et sa meid nii palju kinnitad, toetanud, Jeesus, sa oled meie ligi. Jeesus. Halleluuja, Jeesus, aitäh sulle. Aamen. Aitäh Svenile ja palvetame ka Sveni pärast ja võtaks ka palvesoovid siia palvesse kaasa. Kas on veel palvesoove? Kui ei ole, siis mul on siia ka tulnud üks palvesoov ja palvetame. Isa, me täname sind Sveni eest. Täname, et sina oled teda toonud siia meie keskele ja et sina oled temas võinud tõsta üles selle talendi ja mis veel on peidus tema sees, palume, et sina võiksid selle veel üles tõsta ja tõesti kasutada teda siin meie koguduses ja et ta võiks tunda, et ta on tõesti kasutatud sinu poolt ja et ta võib olla üks erakordselt viljakandev puu tõesti. Ja et sina elad tema sees ja sina võid tema sees särada ja et tema võib olla valguseks kõikides kohtades, kus tema on. Tänu sulle tõesti tema eest ja õnnista tervet tema ülejäänud eluteed ka, mis ta tõesti tahab käia koos sinuga. Anna talle seda usku ja kindlust ja tõesti, et edaspidi ka hoida tõesti sellest sinu käest kõvasti kinni. Ja käia sinu kõrval, sinu jälgedes. Ja isa, sa näed ka kõiki neid palveid, mis tõusevad meie endi südametest sinu poole. Tänu sulle, et sina kuuled neid palveid ja palume ka koos ühe uskliku poja pärast, kes on praegu oma perega autoga tõesti reisil ja palume sinu hoidmist selle pere üle. Isa, sina tead nende südameid, sina tead, kas nemad usuvad sind või mitte, sina tead, millises olukorras nemad on, aga palume tõesti sinu kaitset nende üle, et kui ka tõesti nad on autoga liikumas siin, reisimas ringi, siis sina hoiaksid ja paneksid oma verekaitse nende üle. Isa, tõesti tänu sulle ja tänu sulle, et sina ei jäta ka palvetele vastamata. Ja tõesti anna meile seda uskust ja püsivust, et jätkuvalt palvetada ka oma armsate pärast, kes on meie südametes ja kelle sina oled pannud meie südamesse, et meie palvetaksime nende pärast. Tänu sulle, isa. Õnnistage veel, kui me saame sind ülistada koos ja tõesti, et meie südamed võiksid olla avatud. Tänu sulle, isa. Amen. Ja nüüd saamegi veel ülistada koos. Kui Sven rääkis nendest annetest, siis ma tundsin, et see veidi nagu väga palju tegelikult isegi puudutas mind või see on kuidagi olnud minu mõtted praegu ja enne, et nagu mis on minu eesmärk või mis on see, mis Jumal tahab, et mina teen või kuidas mina saan teenida või ja ma täiega kuidagi kartsin, et kas see ikka on ülistus. Ma nagu nuttud ka, ei tea ei saagi rääkida, sest hääl murdub ära. Ja siis jälle ülistuseks püstiga tõusta. Aga ennem kui me alustame, siis me vahepeal palvetasime selle Reginaga ja üks asi, mida
mis minul oli kuidagi hästi puudutav selle palve ajal, oli see, et Jumal on kogu aeg juba siin olnud või nagu ta on terve see aeg, kui me siin oleme koos olnud, ta on siin olnud ja mina olen seda isiklikult väga tundnud, aga et tihti, ma ei tea, kuidas teie jaoks on, võib-olla te tunnete täpselt samamoodi kui mina, aga et tihti on selleks, et Jumal saaks tulla meid kuidagi puudutama või eriliselt meid täitma, on lihtsalt vaja seda, et me ise ütleksime Jumalale, et tule. Nii et ma soovitan, et kui seda veel ei ole teinud, siis võib öelda Jumalale tule. Selle üks hääl. Su käte peal mind hoia langemas. Kõik soovin veel kord hüljata ja kuulda, et su sõber ma. Aita leida tee sinu juurde veel. Sind igatsen, sind vajan üksnes Jeesus, sind teada, et oled siin. Su käte peal mind hoia kõik soovin veel kord hüljata ja kuulda, et su sõber ma. Iga vaid sa. Mitte keegi muu ei asenda.
sa näed meie südameid, sa näed, kas need on praegu avatud või need on kinni. Sa näed, kas seal ees on mingi plokk või kas seal ees on mitte midagi. Kus me tahame sirutada sinu poole, kui sina oma käe ulatad meile. Kus me tahame sellest kinni võtta, Jeesus. Ma tänan, et sa oled nii ustav ja sa jätkuvalt püüad meid kinni ja jätkuvalt sirutad oma kätt meie poole. Tänan tõesti, et su armastus võib tõesti meid praegu täita, et sa oled meile nii lähedal praegusel hetkel, just sellel sekundil ja sellel momendil. Jeesus. Su armastus on mind täitnud, võtnud kõik üle ja kõik, mis tahan, on olla, tahan vaid olla sinuga koos. Su armastus on mind täitnud, võtnud kõik üle ja kõik, mis tahan, on olla, tahan vaid olla sinuga koos. Tõmba mind lähemale, vii mind sügavamale, ma tahan tunda sind. Su armastus on suurem, kui mis ma eales tundnud, ma tahan tunda sind. Su armastus on mind täitnud, võtnud kõik üle ja kõik, mis tahan, on olla, tahan vaid olla sinuga koos. Sa tõmba mind lähemale, vii
armastus on suur, oh, 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 su armastus, oh, 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 su armastus on suur, oh, 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 su armastus, oh, 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 su armastus on suur, oh, 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 su armastus. Tõmba mind lähemale, vii mind sügavamale, ma tahan tunda sind. Su armastus on suurem, kui mis ma eales tundnud, ma tahan tunda sind, tahan tunda sind. Kõllitan ma, kui sind kiidan, kõik ma annan ja su palet näen. Isa, kõik sul annan ma. Kõik mu elu on su kätes, armulik sa kummardun su ees, siin su trooni ees.
katsustes ka. Sa vastasid ja mind päästsid hingi katse, olla su juures ma. Ütlesin, sa vastasid ja mind päästsid hingi katse, olla su juures ma. See on meie viimane laul sellel teenistusel. Ja lihtsalt tahan kinnitada seda, et meil on väga hea sulle laulda, Jeesus. Me teame, et su ingel on praegu siin üle meid vaatamas ja sa oled seda kõike juhtimas, mis siin toimub. Ja isa, ma lihtsalt soovin, et sa võiksid näha meie head meelt sellest, kuidas me sind teenime ja kuidas me laulame sulle ja mis me tahame sulle oma südames ja palves öelda. Nii hea on laulda oma Jumalale, nii hea on tõsta kõrge
kallis isa, täname sind selle aja eest, mis me oleme võinud siin koos olla ja tõesti palun, et meie südamed võiksid jätkata ülistamist ja lihtsalt olla täis tänu ja rõõmu, mis on sinus ülekülluslikult. Jeesus, tänu sulle tõesti ja õnnista ka meie ülejäänud päeva ja tõesti ole meiega igal meie hetkel ja ole meid juhtimas. Lõppeks, vennad, olge rõõmsad, seadke oma asjad korda, laske endid julgustada, olge üksmeelsed, pidage rahu, küll siis armastuse ja rahu Jumal on teiega. Issanda Jeesuse Kristuse arm, Jumala armastus ja püha vaimu osadus olgu teie kõikidega. Amen. Ja nüüd veel selline väike teade, et meil on täna ka noortekohvik ja Regina juhib seda ja nii, et te kõik olete väga sinna ka veel oodatud.